Kui me räägime põlveliigesest ja puusaliigesest, siis 90-kraadine istumine mõjub neile tegelikult koormavalt. Kõige parem asend on püsti seismine, ehk siis täpselt nii, nagu mina seisan. Praegu siis puusaliiges ja põlveliiges ja tegelikult hüppeliiges on nendele loomupärastes asendites. Kui me aga läheme, istume nii-öelda tavapärasesse kontoritooli, siis põlveliiges me paneme ta 90-kraadise nurga alla ja sama juhtub meie puusaliigesega. Tekitame põlve ja puusa surve. Ma näitan seda siis nii-öelda puusaliigese näitel, ehk siis kui meie puusaliiges piltlikult öeldes, kui me seisame, oletame, siis see on see pesa, ja see on siis puusa luu, siis see kenasti toetub meie pessa. Nüüd, aga kui me paneme ennast 90 kraadi istuma, siis juhtub selline asi. Ja kuhu see surve tekib? See surve tekib umbes täpselt sellesse punkti. Ja seetõttu hakkab siis meie vaagnast see koht ära kuluma. Ja võib hakata kuluma ka nii-öelda siis puusaluu. Ehk siis laias laastus 3 põhjuse tõttu hakkavad inimestel liigesed kuluma. Esimene neist on siis sundasend. Teine neist on ülekaal, ehk siis lihtsalt gravitatsioon surub peale ja liiges kulub. Ja kolmas väga suur põhjus on kas siis liialt suur või liialt vähene liikumine. Näiteks nüüd, kui me räägime puusaliigesest jälle, siis siia vahele tekib siis selline mõnus määrdeaine ja siia vahele jõuavad toitaine ja veri siis läbi pumpmehhanismi. Nüüd, kui me üldse ei liiguta, siis see on staatiline ja siia ei jõua midagi, ehk siis laias laastus liiges kuivab ära, ehk siis võtame ühe mingisuguse laagri näite, kui laager on kuiv, siis ta ükselt kuumeneb üle ja kulub ära. Samamoodi juhtub sellega, kui me liiga palju liigume, tekib ülekuumenemine, ülekulumine ja täpselt samamoodi liiges kulub ära. Kui me istume sadultoolil, siis me paneme ennast 135-kraadise nurga alla. See küll nüüd ei ole päris püsti seismine, aga meie puusaliiges ja põlveliiges saavad nii-öelda olla olulisel määral vabamalt. Meie vaagen on siis selliselt, puus liigub siia, põlv liigub siia. Ja põhimõtteliselt me võtame selle liigse surve siis, ehk siis sundasendi meie liigestelt ära ja seetõttu on ka siis sadultool tervislikum vahend istumiseks kui 90-kraadine istung.